ja me oleme hetkel nüüd siin mäe otsas, kus ma lõpuks sain aru, et sellel kõigel on kõrgem toetus nagu taga. Nimelt siinsamases all pärast kaevetööd, ütleme, esimese etapi lõppemist aasta aega hiljem, ühel päeval siit nagu jalutades siin mäe otsas avastasin suure paekivirahnu, mis ei olnud siin enne. See lihtsalt ei saanud siin olla, sest esiteks see kivi või see rahn on täiesti teine kivistruktuur, kui on see, mis meil siin nagu näha on praegult. Ja ta on nagu välja uhutud või välja loksunud kuskilt, kas mere poolt, sademete poolt, mille poolt iganes. Ja siis ma viisin selle rahnu endale maja juurde ja hiljem ühe korra mul tuli külla Priit ja Kadri. Kadri nimelt saab infot kõrgematelt tsivilisatsioonidelt ja tulid mulle külla, me ei tundnud üksteist varem. Ja esimese asjana ma küsisin talt, et mis see kivi nagu talle räägib. Ja Kadri pani selle käe peale ja see info, mis talle tuli, tal polnud õrna aimugi, millega tegemist on kogu selle keskuse suhtes ka. Ja ütles, et see kivi on nagu pleadaste poolt saadetud selle koha nagu võti. Ja siis mingi aeg möödudes tuli veel infot juurde, et see võti tuleb viia nagu õigesse kohta, ehk siis nagu lukuauku. Ja siis saab nagu ühenduse juba siis universumiga ja kõrgemate jõududega. Ja pärast seda siis tuli Kadri siia võsa vahele, teadmata, kus ta on, ja lihtsalt näitas see kohta nagu siin. Ja hiljem, kui ma nagu kaardi pealt seda kohta nagu vaatasin, siis see koht ongi täpselt selle kõige suurema Pühamu, 100-meetrise läbimõõduga Pühamu, kõige suurema koja lõunaküljes ukse ees. Ja siis tuli nagu taipamine, et see kivi on täpselt koopia selle kinnistu kaardist. Ja ei ole nagu kahtlust, siin on liiga palju kokkulangemisi, et see on konkreetselt selle keskuse, ütleme siis energiate avamiseks saadetud siia juba kõrgemate tsivilisatsioonide pool. Ja nüüd ta ongi oma kodus, oma lukuaugus. Pärast seda asi hakkaski minema, nii et nüüdseks kõik asjad juba liiguvad. See kõik, mis siin olema saab, on väga võimas ja millegipärast on siis keegi mind nagu välja valinud, et seda infot edasi anda kõiki nende ehituste näol. Ma ei ole õppinud arhitekt, vaid lihtsalt need kuskilt tulevad. Algus hakkas siis Raudsillalt, kus ma esimesed kojad täiesti mitte millestki nagu ehitasin. Ja need asjad on nagu läinud edasi, nagu lumepalli kasvades, ütleme, need ideed on arenenud. Aga see info, mis mulle tuleb, see tuleb nagu kuskilt kõrgemalt. Sest ma ei ole nagu õppinud arhitektiks, ei mingist projekteerijaks, ei mitte kellekski. Lihtsalt need mõtted tulevad ja ma näen seda valmivat hoonet nagu nii detailselt kuni lõpuni. Mul ei ole mitte ühtegi projekti nagu vaja. Lihtsalt tõmbangi kannaga juti maha ja hakkangi ehitama ja nii need lihtsalt tulevadki. Siin selle Valgurslinna puhul siis ongi see, et nad on välja kasvanud Raudsilla ehitistest küll kümneid kordi nagu suuremate ja võimsatena ja täiesti uues lahenduses. Niisuguses puidust tapitud lahenduses, mida ei ole mitte kuskil seda süsteemi veel kasutatud, et see avatud suur püramiid püsti seisaks. Ta põhimõtteliselt nagu puitvõlv, puidust tehtud siis võlvitud hoonena. Ja nüüd ongi nagu plaan esimene kõige väiksem koda, mis ongi siis sama suur, kui on Raudsilla kõige suurem koda, ehk siis 200 ruutu natuke peale, on siis plaanis nüüd esimesena valmis teha kui prototüüp, sest kõik järgnevad tulevad siis sama tehnoloogia ja sama materjali järgi, lihtsalt nad on ainult kordades suuremad.
ja osad hooned tulevad siis paekivist, mis meenutavad Linnamäe teokarpe. Inimesed, kes teavad nagu Lennusadama angaare, siis nad on natuke veel kõrgemad kui Lennusadama angaarid on. Ja need tulevad siis täis paekivist, põlvitud hooned. Ja igaüks siis ütleme spetsiifiliselt vastavalt siis selle hoone nagu vajadustele siis. Kas ta on köök, on ta sauna ja spa teemadel või siis lihtsalt ütleme tahvanikambriteks mõeldud. Aga põhimõte on neil kõigil nagu üks. Ja kui nüüd mõelda selle info peale, mis mulle tuleb, siis tegelikult tavaliselt alustatakse nagu hoonete ehitamist nagu vundamendist. Siis need kojad, kõik mis siin tulevad, siis need hakkavad tegelikult peale katusest või ehk siis laest. Kõigepealt tulebki teha maas valmis lagi, see tõsta kõigile kõrgusele, tellingute peale ja siis valmib ümber maja või seesamane koda ja hiljem, kui võtta telling alt ära, siis ta lihtsalt vajub kinni. Ja oma suuruse mõttes see kõige suurem koda siis, mis on 60 meetri kõrgune, piltlikult kui endale ette kujutada, siis 290% maja üksteise otsa panna ja ta on ligi hektarise põhjapinnaga ja see kõik seisabki koos. Ja kui ma need joonised oma käsi, ütleme siis eskiisid ja joonised projekteerijatele viisin, et nad paneksid ka inimkeelde, siis kõik need joonised läksid kohe töösse, nii ei ole muudetud mitte midagi. Et need arvutuslikud pooled ja kõik konstruktsioonide tugevused ja asjad olid kõik juba paigas. Lihtsalt ma näengi nagu tervet seda linna täiesti valmis kujul juba praegult. Isegi juba tajun ka neid inimesi, kes siin räägivad ja isegi need lõhnu köögis ja kõik muu, et see tegelikult see linn on nagu minu jaoks juba valmis. Ja lõpuks nüüd ongi need asjad nii võimsad, et sellest tulebki maailma kõige võimsam keskus. Ja kõike seda te näete juba siis ütleme jooniste pealt ja nende pealt, mis on siis juba kõik paberil. Ja kogu see eeltöö on nüüd nagu tehtud kõige selle jaoks. Kõik projektid on valmis, ehitusload on olemas. Töö on tegelikult kestnud juba viimased 15 aastat. Nii et nüüd nagu te näete, kopp on jälle toimetamas ja tööd käivad jälle. Ja varsti nad saavadki valmis ja saavadki valmis meie kõigi toel. No kõik natukene toetame, siis saabki üks asi nagu lihtsalt saabki valmis. Jah, nii lihtne see tegelikult ongi.